tervime kunsti fänne siin Sillamäel. Täna esinevad teile Vladimir Высоцкий, Villu Veski ja minu nimi on Sofia Rubina. Здравствуйте, дорогие друзья, любители фотографии и искусства в целом. Сегодня для вас будет выступать Владимир Высоцкий, Villu Veski и Sofia Rubina. Спасибо. I see trees of green, red roses too. I seen them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, dark blessed days and dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the sky. The people, they just passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I've ever known. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. The color, Villu Veski, of the rainbow, so pretty in the sky. Oh, people, they just passing by. I see friends shaking hands,
this crime. I watch them grow. They learn much more than I've ever known. And I think to myself, ja kõik koos, what a Sofia Rubina, Vladimir Vysotski, Villu Veski. Ja hääd sõbrad, paljudel teil on nii mõnigi kilomeeter ja tund juba bussisõitu selja taga ning loomulikult on hea meel nendest inimestest, kes on saanud siia tulla jala ja on võib-olla kiviviske kauguselt. Alati, kui on maikuu esimesed päevad, siis teeb Loodus Omnibuss koos suure saagiga ka siis Ida-Virumaale oma väljasõidu, nii ka täna. Ja Jaan, julged 3 hunti on tal kõhu peal, anname korraks sulle ka avasõnaks. Jah, kõigepealt ma tänan meie tänaseid muusikuid, kes laulsid imeilusast maailmast ja nüüd me oleme siin imeilusas Sillamäe renoveeritud kultuurikeskuses. Ilus päev on olnud Ida-Virumaal täna juba ees koos, Enn Käissi ja Kalle Suurajaga matkasime, aga ma loodan, et siin, tean, et on Looduskaitse Seltsi Sillamäe osakonna juht Vladimir Mirot-Vortsev on siin ja on loodetavasti ikkagi Sillamäe inimesi veel õige palju, loomulikult Vladimir vabandas, et saad isegi aru laupäeva õhtul. Sillamäe inimesed kõik on tublid inimesed, on aiatöödel veel, suvetöödel. Aga kuidas alustada tänast õhtut? Ma arvan, et kõigepealt ma palun siia proua Eevi Paasi, Sillamäe abilinnapea, et ta meid tervitaks selles Soome lahe äärses ilusas väikelinnas, linna poolt. Tere päevast, head sõbrad, tere päevast Sillamäe külalised ja tere päevast ka Sillamäe inimesed, keda ma siiski siin saalis näen, nii et mitte kõik ei ole meie suvilates tööl. Mul on hea meel tervitada värskete meretuulte linnas, nii kõlab meie hüüdlause ja ta ei ole hüüdlause, aga ta on omane meie linnale. Kindlasti olete te ka varem leidnud tee siia meile. Kes on täna esimest korda, siis kangesti tahaks loota, et te leiate veel võimaluse ja tahtmise meid külastada ja ma ääretult tänan neid korraldajaid, kes on just teid siia kokku toonud, nii et suur aitäh teile ja suur aitäh ka teie giididele, sest et tegelikult on ju niimoodi, et öeldakse, et räägi mulle ja siis ma kipun unustama, aga näita mulle, siis ma jätan ka meelde. Aga kui me siin koos saalis istume ja räägime sellest ja tuletate meelde, mida nägite, mida kuulsite ja kui vaatate neid toredad fotosid ja teie päev veel kulgeb, siis me hakkame üksteist veelgi paremini mõistma. Sillamäe linn on kena linn. Sillamäe linnas on head ja sõbralikud inimesed. Sillamäe linn on rahulik ja areneb edasi. Igal aastal tekib juurde töökohti. Te kindlasti olete kuulnud meie Sillamäe sadamast, olete kuulnud Molikorpist ja meie õlletehasest,
ehk sai nii mõnigi täna juba õlut maitsta. Ja Sillamäel on ka üsna huvitav kultuurielu. Nii et ma kasutangi siin juures võimalust ja öelda teile, et kui suvel on teil aega ja tahtmist, te teate, et on üks tore üritus, kui 7 linna muusikapäevad, siis 13. juulil on selles kenal ja huvitaval trepi juures võimalik kuulda akordionimuusikat, aga siin saalis õhtul esineb Jassi Zaharov ja nimelt Georg Otsa lauldes, nii et kuhu paremini veel sobiks Georg Ots kui sellesse renoveeritud kultuurisaali. Nii et veel kord aitäh, et te olete olemas, aitäh, et te mõistate, aitäh, et te meist aru saate ja ka oma sõpradele räägite, et Sillamäele on põhjust tulla. Ilusat päeva jätku! Ja rohke andis proua Eevi Paasile pildiraamat. Me hakkame varsti pilte vaatama, aga paremad pildid on juba selle soosfoto aastaraamatusega kenasti sees. Ja nüüd ma palun siia lavale Eesti Energia õlitööstuse personalijuhi proua Olga Saitseva, kes tervitab teid omalt poolt, sellepärast et selle fotovõistlusega tänase ürituse taga oleme koos Eesti Energiaga. Ole hea, Olga, tule. Oletki siinpool. Tere kõigile minu poolt. Добрый вечер всем с моей стороны тоже. Я буду говорить на 2 языках, räägin 2 keeles. Looduse omnibus on juba 14 aastat süstinud inimestesse looduse armastuse pisikud ja toonud kaunamad looduse hetked kõigile nautimiseks. Ja Eesti Energial on siiralt hea meel olla sellel teel loodus omnibussi kõrval ja kõige neid ettevõtmisi kogu südamest toetada. Вот уже 14 лет Lotus Omnibus приносит радость и самые лучшие фотографии и моменты природы всем нам, и мы можем ими наслаждаться. И, конечно, Eesti Energia очень гордится и очень радостно, что мы рядом в этом мероприятии и можем поддерживать все начинания Loodus Omnibus. Ida-Virumaa on Eesti Energia jaoks väga oluline. Sellepärast siin on meie tootmine ja siin töötavad enamus meie töötajatest. Ja meil on suur rõõm ja au tuua siia looduse omnibussiga koostöös nautimiseks loodusaasta konkursi kõige eredamad fotod. Ja meil on siin Sillamäel täna võimalus reisida läbi mitmesaja ilusa loodushetke. Ida-Viруmaa для Eesti Energia очень важный регион, потому что здесь находится наше производство, и здесь работает большинство наших людей. И мы испытываем гордость за то, что мы можем совместно с Loodus Omnibus привести и показать самые лучшие фотографии природы. И сегодня здесь в Силамяе у нас есть возможность посмотреть больше сотни самых удивительных и красивых фотографий и моментов природы. Looduse aasta fotokonkursi teeb eriliseks see, et selles löövad kaasa nii lapsed, noored kui suured, professionaalid kui ka asjaarmastajad. Igaühel, kes armastab loodust ja kellele meeldib pildistada, on võimalus jäädvustada mõni eriline hetk ja seda konkursi abil kogu Eestimaaga jagada. И, конечно, этот конкурс делает удивительным то, что в нем участвуют дети, молодежь, так и взрослые, профессионалы, так и любители. Все те, кто любит природу и любит фотографировать, могут запечатлеть самый удивительный момент и с помощью этого конкурса поделиться со всей Эстонией. Head avastamisrõõmu. И, конечно, я желаю самых приятных открытий вам. Nii, et
me andsime, Rohke andis Olgale ka selle pildiraamatu, et ta on küll Tallinnas Eesti Energia kontoris olemas, aga kui me juba siin oleme, siis võtsime kaasa ka. Ja ühte asja, mis ma selle võistluse kohta tahaks ütelda veel on, et mitte ainult lapsed, noored ja suured ei võistle koos, aga tõesti fotograafid üle Eesti võistlevad ja nüüd juba 7. aastat me oleme välja andnud ka nii-öelda seda peapreemiat suurt hunti ja päris tore on öelda, et esimese suure hundi saaja oli loodusfotograaf Narvast Anton Novosilov. Nii et ka Ida-Virumaa fotograafid osalevad meie võistlusel, nii et ta on tõesti hõlmab päris suurt hulka. See aasta võistles 1150 fotograafi ja pilte oli 8500, nii et täna me vaatame ühte väikest valikut, umbes 700 pilti. Teeme nõnda ja pildi vaatamine meil kenas 4 seos, et laste pildid kõigepealt, siis noorte pildid, siis sellised inimesed, kes on juba täis kasvanud ja pildistavad ja nende suurte fotograafide programm on ka 2 osas, et loomad eraldi ja kõik muu, mis loomades väljapoole jääb, siis samuti. Et me alustamegi laste piltidega ja sellel retkel ongi Sofia, Villu ja Vladimir meile abiks palutud. Kena nautimist, aitäh! Ma nüüd tean ja tean, kuis märtsis algas mai. Sest seda tunda võib. Äkki tuisu pilve poole tõstis vaid. Ja sirel õide lõi. Ta võttis krooni härmas puud ja nagu tuld oleks pööranda ja kui pilgu veel ta silmist püüda sain, siis algaski mai.
algas mai, sest seda tunda võin. Äkki tuisu pilve poole tõstis vaid ja sire lõi. Ta võttis jääkrooni härmaspuul ja nagu tuul oleks pöörata ja kui pilgu veel ta silmist püüda sain, siis algaski märtsis mai. Siis algaski märtsis mai. Siis algaski märtsis mai.
let her pass sweetly out. Vilovetsky was playing so Bobby did a sweetly but we played. So he lit out a later. Bailed up, they both live. Bailed up, so let I live, move up, suur aitäh muusikutele ning väikene paus tuleb muusikas nüüd sisse ja ekraani peal. Nüüd me vaatame ära, eks žüriil tuli oma otsus muidugi langetada ja 3 kategoorias kõik need pildid ju hinnatud said. Aga vaatame, millised olid need pildid, mis žüriile kõige südamelähedased tundusid, teiste väga südamelähedaste kõrval, kes välja tuli valida ja vaatame noorte ja päris laste, see inimene ja loodus kategoorias, millised pildid said välja valitud. Ning siin on tublid toetajad kõigepealt, neile ka tänu, aga kui me nüüd vaatame loodusaastavoto lapsed, inimene ja loodus kategooria üle, siis žürii tunnustas kõigepealt ikka Mai-Liis Malmi sellise pildi eest, mille pealkiri siis 5. aastaaeg. Ja veel tunnustusi, järgmine tunnustus Ralf Brait Lehepuu ja pilt pealkirjaga Selfie. Ning inimene ja loodus, siin on tõesti väga palju loodust ja inimene samuti, Leana Jette Korb, lumepalli supi sees. Ja järgmine tunnustus, Grete Johanna Korb, 2 maja udupadjas. See on. Ning veel tunnustusi Cassandra Laurile pildi eest pealkirjaga Mesilane. Ning nüüd 3 esimest kohta kategoorias inimene ja loodus, 3. koht Ketteli Hannile, lemmiktoiduga puukoristaja minu käel. Näha, et Pähkel oli välja valitud kõige muu hulgast. Ja teine koht, Leana Jette Korb, päästekaater Elias. Ja selles kategoorias inimene ja loodus laste hulgas siis kõige esimene koht ja hunt ka selle eest.
ja Grete Johanna Korb peegeldus, nii nagu näha on, ega siit otsast aru ei saa, kus see päris pilt algab ja peegeldus on, part on kenasti ujumas puuladvas. Ja see oli siis selline nuanss, mis žüriil südame heldeks tegi. Aga vaatame nüüd lapsed ja looduspildid. Žürii poolt leidis tunnustust kõigepealt Grete Johanna Korbi pilt Tilkuvad kanajalad ja Alpid, need siis seal taustal. Ning tunnustus Liisa Kasele pildi eest Lummuses. Ning looduspiltide kategoorias veel kindlasti žürii tunnustas Moona Saksladu pildi eest Väikesed liivalombikesed. Ja veel tunnustusi Liselle Palts Kevade ootus. Ja looduspiltide kategoorias veel tunnustusi Liselle Paltsile pildi eest Kollane suvi. Ja nüüd tunnustus ka looduspiltide kategoorias Liselle Paltsile selle pildi eest Käbisadu. Ning nüüd ka tunnustus Martin Kaldasele pildi eest Päikese loojang. Ja kui oli žürii pildid läbi vaadanud, siis ütles, et tunnustama peaks veel ikka Kelly Tõnisalu selle pildi eest, mille pealkiri on Leht jääs. Ning 3. koht looduspiltide kategoorias Liselle Palts joonis. Ning 2. koht laste looduspiltide hulgas siis Grete Johanna Korb õde ootamas. Ja päris looduspiltide esimene koht oli žürii arvates selline hetk tilga püüdmine, Martin Põder, ning kõik fotograafid teavad, kui raske seda tilka nii täpselt ikkagi püüda on. Sa võid pildistada tundide viisi, ikka jääb natukene varajaseks see klõps või hilisemaks. Aga nüüd üks kategooria veel ja need on siis lapsed ja loomapildid ning alustame tunnustamistega. Žürii tunnustus Annabel Mirtel Saskia Joakitile pildi eest Tulge mudipukesed. Ja tunnustus Mai-Liis Malmile pildi eest Parditiigi röövlind. Ja veel tunnustusi Mai-Liis Malmile selle pildi eest, mille pealkiri Tee lõpp. Ja tunnustusi veel loomapildid Ville Paltsile pildi eest pealkirjaga Pojaga. Ja Grete Johanna Korb, Peidus pere. Suurem osa perest oli peidus. Ja tunnustus loomapiltide kategoorias ka Kelly Tõnisalule pildi eest Kärnkonn. Seda ta on. Ning Sander Miller pilt pealkirjaga Ärevil. Ja Ketteli Hanni Taida poeg. Ning tunnustusi veel. Ketteli Hannile veelgi Urvalinnud söömas pildi eest samuti. Ning nüüd siis 3 esimest kohta laste ja loomapiltide kategoorias. Annabel Mirtel, Saskia Joakit, Kuning Kiil munemas. Sellise tegevuse pealt siis Annabel Kuning Kiili tõesti tabas ning teise koha vääriliseks, see väga mitmetasandiline pilt, Eva-Lotta Saatšek, ujurid ujuvad ujurite kokkutulekule. Sinna ollakse praegu teel ja näete, esimene koht laste loomapiltide kategoorias ja Leana Jette Korb, Hamster ja kevadine tõru. Tõesti seda tõru on jätkunud, nii et oraval on päris hamstri nägu ette tulnud. No nii, sellised on laste saak olnud ja nüüd me vaatame pisut vanemate kui laste, ehk siis juba nooremate inimeste saavutusi. Nendest oli veelgi raskem ehk välja valida, sest kokku üle 8500 fotos oli päris korralik tööpõld, aga me paluksime head muusikud taas lava peale, sellepärast et kui nüüd 6 minuti pikkune oli vast siis lasterännak, siis nüüd tuleb pisut pikem. Ja ma vaatan, et mul tuleb iseendal natukene pilli mängida, sellepärast et
muusikud on läinud vaatama, kuidas Sillamäe välja näeb. Aga näeb vist ilus, sellepärast et tagasi nad ei ole veel tulnud. Lava on vaba ja siit astub veel üks viimane külaline. Olge hea, istugem siis rahulikult siin. Aga meie võiksime teha siis nõnda, et Jaan tuleb korraks lava peale, Jaan on meil valvemuusik, ole hea. Jaanil on üks lugu, vaata, mida me laulsime seal Estonias. Jah, me laulsime, õigemini seal laulis küll Aapo Ilves selle laulu. Aga teeme nii, et ma räägin hoopiski natukene teile laiemalt sellest võistlusest ja ka võib-olla tänavusest looduskaitsekuust. Ja rohkem vaatab, kus on muusikud. Nimelt, tänavu on üks imeline aasta, tänavu on meil Soome lahe aasta ja me valisime ka parima Soome lahe pildi välja. Tänavu on teistmoodi imeline aasta, näete, mul on särk seljas, siin on 3 hunti, eelmine aasta meil hundi aasta, tänavu on meil viigri aasta. Ja me valisime ka aasta looma parima pildi, selle võitis meil tänavu Kaido Haagen. Ja ma mäletan, et meie hülgeuurija Mart Jüssi selle pildi kohta ütles niimoodi, et see pilt on näha kohe hülge näost, et ta pole fotograafi märganud. See on üks väga oluline asi loodusfotograafiast, et me loodust ei tohi häirida teda jäädvustades. Siis meil valisime tänavu ka aasta linnupildi, nagu te teate, tänavu on aasta linnuks meil jäälind. Jäälind on üks kõige kirevamaid linde, kuigi teda on nimetatud ka jäärähniks millegi pärast, aga ta on tõesti, neid jäälinnupilte me näeme täna ka ja tänavu on ka meil päeva paabusilmu aasta, valisime ka aasta liblika ja muusikud on ka valmis. Ja aastapäeva paabusilm on kohe varsti tulemas, aga kõigepealt tulevad siis 2 härrasmeest, kes on ka üks kenam kui teine. Ja kõige kenam tuleb siis kõigepealt. Olge lahke, aga vaatame meie siis noorte pildiprogrammi ära ja teeme artistidele lava vabaks.
Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась, в глубине она ждала. И вот проснулась, и глаза свои открыла. Теперь не я пою, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала, так как утром настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась, в глубине она ждала. И вот проснулась, и глаза свои открыла. Это была композиция Ramen Paulsa «Любовь настала». Armastus saabus. Aitäh! Suur tänu sellise meeleolu pealt nüüd. Nüüd läheme sportliku poole peale ja vaatame nüüd noorte kategooria 3 tükki neid ja kõigepealt siis tunnustused ka, et žüriil on alati väga raske oma otsused ju teha ja seetõttu need tunnustused on alati abiks, see osa just. Ja neid saab pisut arvukamalt anda kui esimest, teist ja päris 3. kohta. Aga kõigepealt siis noorte pildid ja kategoorias inimene ja loodus ja alustame žüriipoolse tunnustusega Frank Abnerile pildi eest pealkirjaga Ootamatu loojang. Ja
loomulikult on alati just pildi pealkiri ka see, mis annab lõppkokkuvõttes selle ilusa elamuse, et Merili Mägile tunnustus omadega metsas. Pildi eest on tunnustus ka. Järgnevad tunnustused veel. Liisa-Lotta Tomp, näe, see on sõrm. Ja žürii ei saanud üle ega ümber Mari-Ann Vellerandi pildist pealkirjaga Koidu väsimus. Inimene ja loodus kategooria, siin on näha inimest, loodust ja tema kätetööd ka, et Elisabeth Heinrichile pildi eest sõbrad. Ning järgmine tunnustus selles kategoorias Karoliina Rebasele pildi eest sümbioos unustusest. Ja veel tunnustusi. Maria Põlderile pildi eest pikem on parem. Ja järgmine on juba 3. koha pilt ja see läks Frank Abnerile Jänes linnas. Ja inimene ja looduskategooria teine koht, Launo Agan, peeglike, peeglike. Ja päris selle kategooria siis tantsiv hunt ja esimene koht ning Anton Halliku pilt pealkirjaga loodusfotograaf ja tegelikult terav silm aimab ära ka, kes seal pildi peal siis paista on. Kuigi see silm peab olema ikka päris terav. Võtame järgmise kategooria ja loodusastafoto noorte kategooria loomapildid ja žüriil tunnustused järgnevateks ülesvõteteks ja tegijatele Siim Silver Salumaale pildi eest pealkirjaga Teispoolsus. Tunnustus ka Siim Silver Salumaale järgmisegi pildi eest Metsa tulekahju. Ja 3. tunnustus Maris Pedajale Osake sinisest merest on sinna pildile püütud. Ja veel Anette Mootsele pildi eest Metsalilled. Looduspiltide kategoorias veel kindlasti žürii tunnustas Anton Hallikt pildi eest Hilissuvi. Ja veel tunnustus Monika Välistele ja selle pildi nimetus Ürgne. Ja kategooria looduspildid 3. koht Hendrik Mändlale ja sedapuhku pildi eest, mille pealkiri on Kristall. Ja teine koht, noorte kategooria looduspildid, Elli Soosaar, Talvevõlu. Ja päris nüüd esimeseks on püütud nimeline taevane vaatemäng looduspiltide kategoorias Anton Hallikule pildi eest Unustamatud virmalised. Ja selliseid loomulikult ka, et sellel talvel see omalaadne oli, nii siin kui seal. Õnneks suur emake päike seda võimalust meile mitte just sageli, aga harva ka mitte pakkus. Võtame järgmise kategooria, milleks on siis looduse aastafoto noored ja loomapildid, millised need välja tulnud. Ja tunnustus piltide eest järgmistele ja tegijatele ka, et Karl Jakob Toplaanele pildi eest täis kõhuga on tuju hea, suu kõrvuni. Nüüd tunnustus Jane Vakole pildi eest Võilille põllul. Ja loomapiltide kategooria tunnustusi veel Kristi Ernitsale pildi eest Minipapagoi. Ja siin on suurem kui papagoi Koit Randerile pilti eest Viu tuleb. Ning veel tunnustusi loomapiltide tegijatele Evelin Sepale ja see on pealkirjaga pilt Džungli elanik. Ja kategoorias loomapildid tunnustusi veel Greta Kuus, väike uudistaja. Ja nüüd oleme ühe tunnustuse veel vaatamas kindlasti Marise Pedajale läks pildi eest Seltsimees roosas. 3. koht, loomapildid Karl Jakob Toplaanele üks üksik haruldus. Ja nüüd teine koht, ka see on lendav loom. Anton Hallik, uudishimulik jäälind. Ning päris loomapiltide siis tantsiv hunt ja esimene kategooria Karl Jakob Toplaanele
munavaras. Ja Karl Jakob rääkis, et ega ta alguses ei pannudki tähele, mismoodi seal see munavaras liikus, et mis tal suus oli, seda ta alles kodus pani tähele, et see muna oli jäänud kenasti vargale suhu ja ta oli teel siis parasjagu ühe nukra linnu pesa juurest. Selline pilt. Nüüd aga on meil noortegi pildid kenasti ära vaadatud ja järele on jäänud päris sellised eakamad, täiskasvanud, vanad tegijad, kelledest mõned on juba pikki aastaid, mõned aastakümneid kogu aeg looduses ringi mütanud ja oma ülesvõtteid teinud. Ka seegi kord on saak väga hea olnud, nii et täiskasvanute pildid, need on siis sellised, väga täpselt sellist kategooriat ehk ei olegi, ma küsin Jaani käest, tegelikult on, see on, mis kategooria see on? No siin on 5 kategooriat laiemalt võttes, et kõik kus üle loomi. Jah, on maastiku kategooriad, on mustvalged pildid, on vormimängud, on inimene loodus, on taimed seened siin kategoorias ja vist saigi 5 kokku. Ja pärast tuleb siis 3 kategooriat veel, loomad tegutsemas, loomaportreed ja loomad maastikus. Aga kõigepealt siis need pildid, kus loomi ei ole. Loomad oleks olnud liiga mõjusad, et nad ei oleks võib-olla siin ära mahtunud. Jah, me mõtlesime, et loomad on nii tublid, et las nad olla oma ette, siis nad pärast tulevad saali. Aitäh, Jaan! Aga meie paluksime hääd muusikud lava peale, sellepärast, et kõik need pildid, siis, kus loomi ei ole, kui mõni kogemata on, siis on. Aga ta ei ole sinna püütud. Ja nüüd läheme siis sellisele 20-minutilisele rännakule ja head artistid meil meeleoluks abiks.
Know what the way to go.
Wanna do down the good and I do it, I do not get Jones and they do the don't hit it down. Then I don't die, saints and I don't tell you that I don't know. Do not let me, but do not go. What I think and say, they come with again. Who's showing now, way, I love to do it. So hell when I get it, they did not let. But you're making I'm saying, and I do the A. So cut the no lane, and I do the A. And I do the A.
summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your mom is looking, yeah, baby. So hush, little baby, don't you cry to me, baby. Oh, one this morning, hey, one this morning, you're gonna rise up singing. And you spread your wings, you spread your wings, and you take to the sky. Never nothing, oh never nothing, never nothing can harm you, baby. Oh, I'm telling you the truth, so hush, little baby, don't want you cry, shut up, the love, shut up, shut summertime, and the living is easy. Oh, fish are jumping, and the cotton is high.
tell the truth or you better don't cry, little baby, don't you cry some but a day or two boy shut up by all down. Okay, goes but a by all down. Ba 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 ba. So I ba 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 ba. Ba 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 ba. Okei, teeme lihtsamini. Ba ba. Oleme. Ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Eesti. Sillamäe. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba da 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 da. Hey, hey, suddenly da da da, ba 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 ba. Suur tänu, Sofia! Aitäh, Vladimir! Suur tänu, Villu! Ja hää meel, et me saame täna head muusikat tegelikult veel kuulda. Vaatame nüüd neid pilte natukene lähemalt, just selliseid, milliseid kindlasti žürii tahtis teistest esile tõsta ning no, väga palju neid kategooriaid tegelikult on siin sees. Ning kui nüüd vaadata kõik, jah, mis loomadest üle jäi ja seda on, ütleme, maailma mastaabis ikkagi päris palju. Kuidas žürii tunnustused jagas? Uurime need pildid üle ning auhinnatud siis kas päris tunnustusega või lausa suure hundiga saame nüüd teada. Otsime üles ja siin nad on. Kõigepealt loodusaasta foto ja vormimängud looduses, esimene kategooria, ja Aleksander Abrasimovi pilt pealkirjaga Üldistus sai žürii tunnustuse. Vaatame veel. Luulepõder ja ristlained. Selline hetk, veemäng loodusest kinni püütud. Tunnustas žürii ka Peep Looritsat pildi eest pealkirjaga Hommik. Ning milliseid vormimänge looduses veel? No näete, Toomas Tikenbergi pilt Vesiliku teine mina on teie ees lahti rullunud ja Aimar Sääritsa pilt on juba 3. koht kategoorias vormimängud loodused sõnajala õit igatsedes. Ja selle kategooria teine vorm Maie Kirnmann Härmahiied ja vormimängude kategooria Tantsivunt ja esimene koht pildi eest Kummitus minna Varikmaale. See koht siis saadetud sai. Aga järgmine kategooria, see on siis mustvalge looduspilt ning esimene tunnustus žüriilt Inga Alaveerile pildi eest Keila joa juga.
tunnustus ka Merle Johansonile ja selle pildi pealkirjaks Huulhein. Ning kui tunnustustega jätkame, siis näete Mati Kose pildile Võrktiib suitsusauna aknal. Ning veel Aimar Sääritsele pildi eest Unistaja. Ning žürii tunnustus Jarek Jõeperale pildi eest Hiirte eriüksus. Ja veel Bestprinti eriauhind Kaupo Kikasele Dreamscape. Ning kes seal sammumas, Kärbes jalutab seenel, Uno Rull, 3. koht selles mustvalge pildi kategoorias ja teine koht Vivian Ainsalule pildi eest Kurva kuju rüütel loksa peal. Ning esimeseks selline pilt valiti, mustvalge looduspilt, Valdur Maibach, Udumets. Järgmine kategooria ja see on inimene ja loodus, milliselt nad nüüd kaamera ette jäänud on ja žüriile silma. Kõigepealt tunnustus Sten Roosvaldile pildi eest Inimene ja loodus. Veel Erik Karits, Euronormid. Sellised nad siis paistavad linnule vähemalt ja Jüri Jõeperale põdrapull ja fotograaf, kes seal metsa ääres. Inimene ja looduskategoorias pilt Jüri Voit ja valgussambad. Ja siin, mis siin nüüd on, Malle Elveti pilt pealkirjaga Paadimaraton Võhandul. Tunnustus veel Dmitri Tšorni Äikese kuningas. Ning inimene ja looduskategooria žürii tunnustus Katriin Oissaarile pildi eest Üleujutus. Ning veel tunnustusi Hoog on sees Karli Saulile pildi eest Looduse energia. Ja parim pilt teemal Inimene ja mets, seegi kategooria oli Anton Novošilov Talvised rõõmud. Ja siin on 3. koht, Inimene ja loodus, Elmo Riik, öökontsert. Ja teise koha juurde oleme selles kategoorias jõudnud ja Kerlin Kessile läheb see pilt pereisa koju ootamas. Ja nüüd Inimene ja looduskategoorias esimene koht, Mati Kose, me kõik hulbime selles samas supis. Selliselt on siis kõnekalt ja kujukalt ühte pilti ära mahtunud see sõnum. Ja ette on kõvasti pildistatud, siis taimede ja seente juurde jõuame ka ning kõigepealt siis jagame ja näitame ära need pildid, kus žürii on tunnustuse jaganud hea tabamuse ja mõtte eest. Ireen Trummerile pilt pealkirjaga Esimesed. Taimed ja seened kategoorias Aimar Sääritsele tunnustus pildi eest Tahan ka päikesepaistet. Ning siin on sellised tegelased nagu limakud. Andres Hendrikson on nad pildile saanud. Ja taimed ja seened Laura Raag, Pisikeste taimede maailm. Ja tunnustust nüüd 3. koha näol juba Kerli Sosile ja Kari Kakar sillerdavas õhtuses unejutus. Teise koha vääriliseks hindas žürii taimede ja seene kategoorias Erko Aasmaa pilti pealkirjaga Esimene lumi. Ja nüüd selle kategooria esimene pilt ja tantsev hunt Marko Poolametsale Jõe ületus. Ja nüüd siis teel on. Ja loodusaasta foto maastikupiltide kategooria väga mahukas ja žürii poolt jagus tunnustusi paljudele. Andrei Reinolile kõigepealt pildi eest Hommikused tuled. See on süttinud seal ja siin on näha Marko Poolametsa pilti Pilvemaastikud. Maastikupiltide tunnustus veel Sven Saatšekile Mets uduleekide vahel. Ja Lembit Miil pildile Saka juga. Ja maastikupiltidest veel Eesti Looduskaitse Selts oma eriauhinna
ja pildi valis välja ja see läks Karl-Ander Adamile, Kast ootab posti. Ning veel pilte, ajakirja Looduse sõber eriauhind läks Valmar Valdmanile pildi eest Kalurid. Ja mahukas see kategooria on veel ajakirja Looduse sõber eriauhind Margus Mutsile Rabaöö. Ja nüüd Looduse omnibuss oma eriauhinna sellel aastal andis Aime Paele pildi eest Kevadhommik. Ja nüüd maastikupiltide 3 esimest kohta, 3. koht Tarmo Valker, Hommikune udu Kõnnu järve kohal. Ja veel midagi meeliülendavat Andrei Reinolile 2. koht maastikupiltide kategoorias Udukaar. Vikerkaare õde. Ja nüüd esimene koht kategoorias maastikupildid ja ka parim Soome lahe teemaline pilt Andrus Allikas, Karge hommik. Võib muidugi aplodeerida, jah, õigusega. Selline kena lugu. Ja nüüd on ka Eesti Energia eriauhinna näitame ära. Valis siis Eesti Energia välja sellise muidugi jõulise loodusliku pildi, kui palju seal korraga seda energiat pilvemaastikes on. No ma usun, et ainuüksi selles hetkes on umbes 50 aasta Eesti elektritarvidus sees, aga siiamaani inimkond on siiski suuteline ainult pildistama seda, ega ta seda endale kasuks teistpidi tööle panna veel ei oska. Selline oli siis loodusaasta foto senialgne saak, aga kui me nüüd vaatame edasi, siis meil on kolm sellist ilusat suurt seanssi ära olnud ning viimaseks on meil jäänud nüüd vaadata siis ära täiskasvanute need pildid, nii nagu räägitud sai, et kus on loomad siis tegevuses ja tegevuseta ja suhestumas ka siis võib-olla inimesega. Nii et veerand tunni jagu on meil sellist rännakut ees ja ma paluksin hääd muusikut taas lava peale, sedapuhku siis nautigem päris viimast pildiprogrammi ja selline veerand tund imehea muusikaga veel ees ootamas. Olge lahked!
La 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 la. La 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 la. Ooh, my Fanny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are lovable, unphotographable, yet you're my favorite words of art. It's your figure less than Greek. It's your mouth a little bit weak. It's your opening to speak. How you smile, oh, but don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay.
don't change your hair for me. Not if you care, not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay, stay, suur tänu, Vladimir Vysotski, Villu Veski ja Sofia Rubina, aitäh teile! Suur tänu, aitäh, hääd inimesed, selle ilusa rännaku eest ning meil on tegelikult üks kavalus veel ikka plaanis, aga kõigepealt, kui me nüüd oleme selle programmi ära näinud, siis vaatame üle ka need tunnustuse pildid, samuti saate vaadata, kas teie enda sisemine selline hää mõte läheb žürii omaga kas või aeg-ajalt natukene kokku. Ja piltidel on nüüd ka need pealkirjad juures, mis aitavad ehk siis autori mõtet paremini ka edasi anda. Niisiis, loodusaasta foto
ja Keskkonnaministeeriumi eripreemia läks Indrek Ladvale pildi eest Meie kodu. Ja veel tähelepanu pilt aasta linnu eripreemia Taavi Nageli pilt Lend ning aasta liblika eripreemia Kerli Sosi Nõgesed ja Päeva Paabusilm. Ja millised pildid veel? Aasta looma eripreemia, aasta loom siis seal näha, Kaido Haagen Siesta viigriga. Ning nüüd loomaportreede, millised tunnustused žürii poolt tulid ja siis 3 esimest kohta ka. Aleksandr Abrasimov Eputis ning žürii tunnustus Urmas Kärdile pildi eest Varjust välja. Ja siin ta nüüd ongi varjust väljas, Kaspar Riis, Punahirv. Ja loomaportreede tunnustusi veel Kilvar Kesslerile pildi eest Pulgakomm, lendav pulgakomm. Nüüd portreesid veel. Priit Nugisele pisike punane põrnikas. Ning kategooria loomaportreed, žürii tunnustus ka Valdur Maibachile pildi eest Saia Lille üürnik. Ja Eesti lepidopteroloogide seltsi eriauhind Heino Ruisole Päeva Paabusilm. Nüüd RMK eriauhind metsaperemehele endale Ingmar Muusikus Päike paistab silma. Ja loomaportreede 3. koht Priit Pent, Olete ikka tüütused küll. Ja 2. koht loomaportreed Remo Savisaar, Katsumuste rohke talv. Ja nüüd päris esimene ja vaatab seega ju raamatu kaane pealt meile otsa Margus Kaidjale passipilt. Selline väga täpselt otse, nii nagu peab ja kaaned ümber ja võib reisile minna, sest tema võtab ikka väga pikad tiirud ette. Selline suurepärane siis rännak. Aga nüüd, head inimesed, vaatame loomad tegutsemas üle. Ja kõigepealt siis tunnustustega Janek Joabile Tülli pere sai jalad alla. Ja järgmine tunnustus Aleksandr Abrasimovile Merejahimees. Ja veel üks jahimees, Enrico Pelt, Suured sõbrad. Ja tunnustus loomad tegutsemas kategoorias Imre Mustole Väike poks. Ja tunnustusi veel Nadježda Tanis Koonlased pidutsemas. Ja sama tunnustus loomad tegutsemas kategoorias Roger Ericssonile Kulmust kinni. Selline võte. Ja veel Jaak Sarv Saba pidi koos. Ja nüüd näeme tunnustust loomad tegutsemas kategoorias Sven Saatšekile pildi eest Palun, proua. Ja 3 esimest kohta, 3. koht Jaak Sarv, Väike lendur. Ja 2. koht, mis nokas, Puhas vitamiin, Kilver Kessleri pilt. Ja nende tegutsevate loomade kõige esimene koht siis Remo Savisaarele Mine ära. Ja siin seda suhtlust ja pinevust oli. Nüüd aga loomad oma keskkonnas. Ja siin jäid žüriile silma siis juba sellised pildid Kaido Haageni Siesta viigriga. Selles omas keskkonnas tunnustus siis Indrek Ladvale Meie kodu. Ja omas keskkonnas olevad loomad, siin me näeme Silvel Kummussaare pilti Valves. Ning Nadježda Tanis pilt Joogikoht. Veel tunnustus Roger Ericssonile pildi eest Kastene tüll. Ja kes siin, Jaak Sarv, Hommikune rivistus. Ja žürii tunnustus veel ka Tarmo Mikussaarele pildi eest Pärlivann. Ja omaks keskkonnas loomad RMK eripreemia Jarek Jõeperale Sügise hääletud hääled. Ja 3. koht Kaido Haagen Kaksainsus. Ja omas keskkonnas olev loom Sven Saatšeki Öötaevas.
ja kes siin? Valdur Maibach, esimene koht Loomad oma keskkonnas, Roosamanna mägedes. Nii, tiir on tehtud, kallid inimesed, ja mina kutsuksin Jaani. Jaanil on käed kinke täis. Jah, nüüd jätkame siis tunnustustega. Anname välja 3 esikohta parimate helipiltide eest. Villu Veski. Üks esikoht, jah? Villu, see ei olnud 3. koht, see oli esikoht. See on esikoht. Vladimir Võssotski, helikoht. Ja 3. esikoht ja Sofia Rubina. Nii, need võitsid meie looduse aastafoto parimate helipiltide kategoorias. Tänan loomulikult Sillamäe kultuurikeskuse inimesi kõiki, Sillamäe rahvast ka kõiki. Kõigile teile, kes te siin täna saalis olite, ilusat muusikat kuulasite ja tegelikult ilusad pillid on natuke suuremad võinud olla. Vaatasite preemiaks jäätis ja kes on, kelle kõhud tühjad on, siis 2 jäätist. Aga lõpuks ikkagi ja kui siis ka tühjaks jääb, siis sõbe annab eel. Siis lähme poodi. Nii, väga hea. Aga nüüd siis kutsume meie helipildide kategooria võitjad korraks lavale, teeme ühe, kuuleme ilusa loo veel, siis sööme jäätist ja kiirustame koju, sellepärast et tuleb järjekordne helipiltide võistlus. Nii, head sõbrad, lugu selline, et muusikud andsid endast täna kõik juba ära. ja see on artisti tunnus, et ta ei jäta varuks midagi. Kõik andis ära ja meiegi, ütleme suure aitäh kõikidele kohale tulnud ja majarahvale ja selle ilusale majale soovime palju õnnestuvaid õhtuid ja teile mõnusat kevade jätku, suurepärast suve, ilusat sügist, siis tuleb talv, uued loodusfotod ja varsti näeme jälle. Meie lähme Jaaniga nüüd siis koju ja soovime teile head koduteed, aitäh!